tänan Isa võitmise eest, tänan Isa, et sina oled hea, et sinu heldus kestab igavesti. Tänan Isa, et sinu mõtted meie kohta on head, anda meile tulevikku lootust. Täname Isa, et sa oled meie poolt ja mitte meie vastu. Täname Isa, et me ei ole ümber lõikamatud kõrvadelt ega huultelt, vaid me oleme ümber lõigatud. Halleluuja. Nii et tõesti, amen. Sealt tuli üks amen juba. Amen. Vaata, ega ma ka ei püüa su emotsioone, aga see sõna, mis ma nüüd vabastan, ma usun, et see on Jumala käest, sellepärast, et see on karm, see on vahe, aga see ei ole ilma armuta. Ja tõsiselt, et me seda nagu näeme ja kuuleme, sest ilma selleta nagu me ei liigu Jumalas edasi. Ja see teema siis, mida ma tahaks jagada, on kristluus, võrdlusmärgi võid vahele panna ebajumala teenistus. Ma ütlen selle uuesti. Kristluus on ebajumala teenistus. Ja et nüüd hinge vallane siit kätte ei saaks enne, kui ma jõuan asja tuumani ja ei ajaks ennast minus, meie hinges, meie meeltes nagu tagajalgadele nii öelda, eks ole, siis Jumal ütleb, sellepärast ütlebki, et kes tasase meelega võtab vastu Jumala sõna. Selle hing saab päästetud. Niisiis, miks ma seda teemat jagan üldse? Ma olen mõnda aega eemal olnud siit ja ei olnud sõna ja ma olin väsinud ja ma olin tüdinud ja ma mõtlesin, et mul on kõigest nagu kõrini ja tõsiselt ka. Vanadest saabastest, millest siis veel, ma ei hakka üles lugemagi, ühesõnaga. ja siis mõni asi hakkas mul nagu vaimus vaikselt keerelema ja siis tuli Jumala käest sõna, et kristluus ei ole Kristus. Kristus on ebajumala teenistus. Nüüd, kristlane on kes? Kristlane on suures osas petetu ja vangi võetu religiooni poolt. Jumala poeg, Kaja on küll siin väga metsik. Võib-olla võiksid üldse vaiksemaks panna. Jumala poeg on vabaks lastu Kristuses. Ja siin on erinevus nagu öö ja päev ja jällegi, et kui me nüüd seda näeme, siis sa mõistad. Kui meil on kate peal, nagu neil oli Vana Testamendi lugemisel oli kate peal, nad ei näinud ja kate võeti ära Kristuse ees. Ega see vaimne põhimõte ei ole kusagil kadunud, see vaimne seadus täpselt samamoodi. Täna on kate peal nii kaua, kuni me asetume Kristusesse, Kristuse ees, kuuleme, võtame vastu, näeme ja nii edasi. Kristuses liigume, Kristuses on meie olemine. Niisiis, kristlane on petetud ja ta on vangi võetud religiooni vaimu poolt. Jumala poeg on vabaks lastud Kristuses. Need kaks omavad täiesti erinevat mõtteviisi ja loomust. Absoluutselt erinevat mõtteviisi, absoluutselt erinevat loomust. Meid ei ole sünnitatud kristlasteks. Nüüd unusta ära see, et ärgu sõlgu komistuseks, et kristlasteks hakati nimetama ennekõike neid seal algkoguduse päevil, eks ole. Nemad olid Kristuse jüngrid. Tänapäeva kristlus ei ole jüngrillus ja see on paljus nagu ebajumala teenistus, nii et me ei aja neid kahte asja vahele segamine, et keegi ütleks nüüd, aga kirjutatud on ju. Ma räägin sulle seda, mida issand on mulle ilmutanud, sina katsud läbi, kas on issand või on see vale vaim. Aga enne kui sa hüüad vale õpetaja, kannata natukene. Sest ma ütlen taas, et me peame asjad tegema läbi. Me peame omama Kristuse silmi, Kristuse eristusmeelt, Kristuse aistmismeelt, mis on eristusvõime, eks ole. Tema silmi, et näha. Ta ütleb selgelt niiviisi, et ärka üles surunuist, kes sa magad, siis Kristus särab sulle, siis Kristus valgustab sind. Nii et jätkame. Esimene kannab liha mõtteviisi ja sellest tulenevalt liha loomust, teine Kristuse meelt ning Jumala loomust. Esimene püüab pidevalt elu leida surmas, see on vana saadamas, süües hea korja tundmise puu vilja, teine elab ülestõusmise elu, toitudes elupuu viljast. Ma ütlen taas, see on aluseline vahe. Nii, eksisteerib Kristus ja eksisteerib Kristuse vastane. Ja peame mõistma, et need ei ole nimed. Kristus ei ole nimi, Kristuse vastane ei ole ka nimi. Ma ütlen, et me oleme hakanud mingil määral aduma ja ära tunnetama seda, kes on Kristus, eks ole. Nüüd siis järelikult me oleme suutelised ka mõistma siis, kes on Kristuse vastane. Kõik, kes ei ole Kristus, ongi Kristuse vastane. Nii, Mattus 23.15 ütleb nõnda, et häda teile kirjatundjad ja variserite silmakirjatsejad. Nüüd, me peame mõistma, et nad ei valinud olla silmakirjalikud. Nad ei valinud seda. Sellepärast, et silmakirjalikkus on lihtsalt
paratamatu kaasosa religioonile. Ja ma tooksin siin veel ühele asja tähelepanu, kirjatundjad. No see keel kuiv ja mulle tuleb täht hästi välja ja see mulle ei meeldi nagu. See on minu lihanõrkus. Ma tahaksin rääkida rahulikult. Selles on samuti üks saladus, kirjatundjad, ja kui sa oled näinud võib-olla oma vaimlikus elus Jumala lapsi, kes on täis kirjatähte ja tunnevad kirja, aga ei tunne samas teda, kes on elav sõna. Ja elav sõna ei ole mitte niiviisi, et kõik, mida ma loen, see on elav sõna ja see on Jumal, vaid elav sõna ehk Kristus on see, mis sinus. Tähendab, sa kuuled. Õigem oleks öelda, mida sa kuuled, vaid keda sa kuuled. Nüüd on elav sõna. Seesama elav sõna sinu sees, ta on nagu pöörlemas, keerlemas ennast üles äratamas, kuidas iganes, ja nüüd tuleb see tunnetus, tuleb su huulilt välja elav sõna. Kirjatäht on see, et sa loed seda kuiva kirja ja ilmutus puudub, vaimu ilmutus puudub ja siis on kirjatäht võtab vangi ja tapab. Nii et selles mõttes nad olid kirjatundjad ja nad olid variserid. Varisere on, ütleme siis, tähendussõna silmakirjalikkusest. Ta ütleb edasi, te käite läbi mered ja maad, et saavutada ühegi, kes heidab teie usku ja kui ta on heitnud, siis te teete temast põrgu lapsi 2 korda hullema, kui te ise olete. Nüüd tahaks rääkida võib-olla ühe tõesti sündinud loo, mitte väga ammu. Ja meil oli üks osadus või ütleme lihtsalt mitte isegi mitte osadus, vaid koos olemine, mitte minust tingitud, lihtsalt ma sattusin kohal olema, oli üks armas perekond, kristlased, ja oli selline koos olemine. Ja sealt tuli siis seda talle võidulaule ja niisugust asju ja mind on see alati häirinud, sind võib-olla mitte, sa oled võib-olla ise selline ja sellega on okei, kuni Jumal sulle ilmutab, aga see ei tähenda ka midagi, et see mind on häirinud. Kõigepealt need vanad tallelaulud, see on oma ära elanud, need ei kõlba enam tänasesse päeva. Nii nagu kui oli Sauli armee, oli Sauli sõjarelvastus, see ei kõlbanud enam, kui oli kokkusaamine Goljatiga. Ja me elame selles ajastus, meil on vaja loodu vabastada, meil on vaja Kristuses kõik see kokku võtta, eks ole, nii et teine aeg. Aga kui keegi tahab nii väga tallelaule laulda, laula pealegi, aga lihtsalt sa ei liigu nagu laineharjal, sa ei liigu Kristuses edasi. Ja lauldi neid laule ja oli siis vaimulikult. Saad aru, ma ei pilka. Kõigepealt enne, kui ma lähen üldse selle asjaga edasi, ma tahan sulle öelda, et sina ei ole minu vaenlane ja mina ei ole sinu vaenlane. Aga sinu mõtteviisid ja minu mõtteviisid võivad olla küll meie vaenlased. Ja Jumal ütleb väga selgelt, et meie võitluse relvad on vägevad, meil ei ole võitlemist lihaverega, meil ei ole võitlemist üksteisega, meil ei ole võitlemist isegi inimestega väljas, meil ei ole võitlemist liha ja verega, aga mõtteviisidega, kõrgistustega. Nii et selles mõttes. Ja siis ma natukene nagu lihtsalt südamest tahtsin vaadata, mis on tema sees ja natukene nagu tegin võib-olla mõnda väljakutselist küsimust esitasin või mida iganes, eks ole. Ja see reaktsioon oli päris vägev, päris huvitav. See reaktsioon oli see, et ta läks niapidi Jumala sõnasse, piiblisse siis kirjatähte ja loeb seda. Mina siis nagu küsin tema käest veel, eks ole, küsimusi ja siis põhimõtteliselt ta võttis seda kui enese rünnakuna. Kas see muusika saab sul nüüd kinni ükskord? Kelle oma see on? Okei. Ja ta võttis seda enese rünnakuna, aga mina ei ründanud teda. Sellepärast, et need mõtteviisid, mis hakkasid tulema temast välja, need oli kõik see, mis on sisse söödetud kiriku kaudu. Suusõnad, see, mida sa oled kantslis kuulnud. Ja saad aru, seda oli kurb vaadata ja kuulda. Ja see on just nimelt see, mis on kristluus. Kristluus on, see on väline, me laulame talle laule, me oleme väga vaimulikud, me murvame leiba, me teeme niiviisi, kui me tuleme kokku, siis me me õnnistame nüüd meie toitu, eks ole, kõik üks kombestik. Täpselt nii nagu oli käsuajastu, siis olid kombed, olid käsud, olid reeglid, eks ole, mille varal siis elati. No nii. Ja siis, et näha seda, mis tegelikult on sinu sees. Jumal vahel paneme sellises olukorrade, kus on tulekuumus. Sest siis tuleb ilmsiks, mis tegelikult on minu sees. Sest muidu me teeme väga kipsmailingut, teeme pähe, me oleme kristlased, me armastame ja kõik on halleluja, suur ümmargune mull, roosa või sinne, kumb sulle rohkem meeldib. Ja siis keegi tuleb ja torkab mulli lõhki. Ja siis tuleb välja, mis tegelikult meie sees on. Niisiis, seda oli nagu valus vaadata, et ei olnud mitte Kristuse jünger, vaid oli kiriku jünger. Ja praegu ma ütlen taas, ma ei räägi inimestest. Ma räägin olukordadest. Ma räägin teise olukorda veel. See oli siis selline asi, et üks Jumala laps, kes on käinud Kristusega
või vähemalt ütleme siis kristlane olnud kauem kui mina, üles kasvanud kirikus, rohkem ma ei paljasta, et keegi ei hakkaks paralleele tõmbama ja tema, ma vaatan, kus ma olen, ta siis ütles, et ma olen vihakõneleja. Lihtsalt juhtumisi kuulas ükskord ühte minu jutlust ja siis ütles mulle vihakõneleja. Nüüd, kust on tulnud fraas vihakõneleja? Küllap sa tead, eks ole? Seda ei ole Kristus ees, see on maailmas, see on maailmalik mõtteviis, see on maailma vaim, kes on pannud vihakõnelejateks need, kes tegelikult, ütleme, seadusetuse vastu astuvad. Ja nüüd, kui see, kes peaks olema Jumala laps, ma räägin inimestest, ma räägin põhimõtetest, ma räägin mõtteviisidest. Ma räägin kristlusest ja ma räägin Kristusest, mis ei ole üks ja see sama. Siis ongi niiviisi, et kui ükskord on tulekuumus, siis tuleb tegelikult välja see, keda me oleme söönud, kes meist tegelikult troonil on. Me ütleme issand, aga tegelikult troonil on hoopis 666 või maailma vaim või vana Aadam, kes on surunud. Vihakõneleja. Okei. Siis räägin veel ühest Jumala lapsest, kes on küll natukene vähem olnud Kristuses, aga vahet ei ole. Tema suu kaudu tuli minu kohta inkvisitsiooni vaim. No mis iganes. See nagu selleks. Aga religioon toodab liha mõtteviisi ja ta toodab orvumeelsust. Ta kannab alati enese õigust ja vaenu, sest liha meeles on vaen ja enese õigus. Ja ta kannab seda ja kristluus ja kristlaseed, tänapäeva kristlaseed, sest me ei räägi algkogudusest, kannavad enesest tegelikult enese õigust ja kannavad vaenu, sest lihameel on vaen Jumala vastu. Ja seda püütakse siis sellise variseliku Jumala kartuse ja armastuse taha peita, aga mis eriti hästi ei õnnestu naguni. Ja seda me teame igaüks, eks ole. Ja pead mõistma ka, et ma ei räägi mitte kellestki 3., 4., vaid ma räägin sinust ja ma räägin enesest. Sest päris palju asju, mida ma täna siin räägin, kui sa tahad olla aus Jumala valguses, siis sa näed, võid tõmmata paralleeli enesega. Ja mis on see? On just nimelt see, et me peame tulema välja sellest kristlusest, sest meid ei ole sünnitatud kristlusesse. Jumala poegade vabadus on hoopis midagi muud. Kogu see loodus saab vabastatud Jumala poegade au vabadusse, mitte kristlusesse. Kristluus ei päästa maailma. Oled sa tähele pannud, et Jumal ei ole väga põnevil Eesti maast ja Eesti rahva saatusest? Kas ma nüüd selleni saan minna või ma ei saa minna? Kui Jumal annab, siis annab, kui ei anna, siis ei anna. See, millesse me oleme kasvanud, see, mille sisse meid on söödetud, mida meil on sisse söödetud, kelleks me oleme saanud, võib isegi öelda, selles on tohutu palju nagu tegelikult, mida nimetatakse, no ütleme siis kristluseks, see on aadamlikkus. Hea kurja tundmise puuvili. Vaata, pane tähele, see tuli mulle nüüd, tänu Jumalale. Oled sa olnud kunagi sellises kohas, mina olen olnud küll, kus sa tahad Jumalat välja vabandada, kus sa tahad Jumalat ilusamaks teha, kui ta on, natuke lubjata. Sellepärast, et sa ei suuda nagu inimlikkusest saada aru tema armastusest, tema loomusest, tema teedest ja siis teeme Jumala natuke ilusamaks. Ma olen teinud seda küll omal ajal. Ja mis on selle taga? Selle taga on tegelikult see, et roonil on 666 ja see 666 tahab kogu aeg ennast säilitada. Ja siis ta tahab sellise Jumala, kes tegelikult selle 666 vastu tuleb ja on täiesti armutu, täiesti karm, sest on selle hävitanud, et vabastada iseennast. Sinus, minus, sind, mind iseenesesse ja iseenesest saad aru küll, eks ole. Siis see pisikene seal tahab kogu aeg nagu säilitada seda aadamlikkust. Ja siis ta maalib Jumala ka ilusamaks, et tegelikult Jumal ei ole kuri, sellepärast et selles aadamlikkuses on Jumal kuri ja paha. Sellepärast, et ta ei suuda mõista Jumala teid. Jumal on armastus, aga Jumala armastus, Jumala loomus ei ole aadamlik loomus. Ja nüüd, kui aadamlikkuses me püüame Jumala loomust ära tabada, siis loomulikult me ei taba ja siis me hakkame võõpama, teeme Jumala teistsuguseks. Et Jumal tegelikult ei ole karm, vaid Jumal on tegelikult roosamanna. Aga Jumal ei ole karm ega pole roosamanna ka. Ta on hoopis armastus. Nii et, mis ma sellega veel öelda tahaks, on see, et kristluses, aadamlikkuses, religioonis, iialgi me ei ole suutelised aduma Jumalat. Iialgi me ei ole suutelised minema taevariiki, sest liha ja veri ei ole määratud pärima Jumala riiki. Sellise mõtteviisiga, kristliku mõtteviisiga, religiooni mõtteviisiga, kiriku mõtteviisiga me ei jõua sinna, kelleks Jumal on meid loonud.
isegi mitte loond pole õigem sõna, on sünnitanud. Ta ütleb nõnda, lihtsalt sa näed religiooni olemust, häda teile kirjatundjad ja variserite silmakirjatsejad, et te karika ja vaagna teete puhtaks väljaspoolt, aga seestpoolt on see täis röövi ja aplust. Te olete lubjatud audade sarnased, mis küll väljaspoolt on nägusad, aga seestpoolt on täis sorunute luid ja kõike räpasust. Ja see on religioon. See on kristlik mõtteviis. Sest kristlik mõtteviis ei ole kunagi alistunud Kristusele. Sest ta ütleb väga selgelt, et kui me oleme kokku kasvanud, ühte kasvanud Kristuse surma sarnasusega, siis me võime olla ka siis nagu ülestõusmiselu sarnasuses, eks ole. See on see, et me peame mõistma, kui meil on kohale seda teades, et meie vana inimene on Kristuses surmatud, eks ole. Et me enam ei orjaks pattu, et see patu ihu on surmatud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See, kui me tuleme Jumala perekonda, see on absoluutselt uus. Kõik vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Nüüd sellest, kui uus on tekkinud, siis me saame kas täielikult hüljata vana ja siseneda uude ülestõusmisellu ja nüüd olla selles olemises, või me püüame nüüd selleda vanas elada ülestõusmiselu ja siis taes tahtmata me oleme silmakirjatsed, sellepärast see on võimatu. Siis sa oledki selle dilemma ees, kus sa vaatad, et Jumal justkui on hea, Jumal justkui armastab mind, aga miks on mu elu siis selline, sellepärast et sa elad Aadamas. Kui me tuleme nüüd Kristusesse, kui meile jõuab kohale, et see vana inimene hävitab ennast petlike himude küüsis, selle sees on saatana seeme, selle sees on häving, selle sees on surm. Kui me jõuame ära tundmisele, siis me vabatahtlikult, mida kiiremini toimub see surmaprotsess meie hingepinnal, meie meeltes kõiges selles. See on nagu aktiivne Kristus on, ta on alati vägivaldne, ta on alati aktiivne. Ta ei ole passiivne, sest passiivsuses on surm, paigal olemises on surm. Aga kristluus on just nimelt passiivsuus. Ta tuleb ja siis ta püüab säilitada kõike vana, ta püüab olla nüüd hea inimene, peaasi, et ma saan taevasse. No halleluja! Täna rääkisime naljaga pooleks, eks ole, et kuidas naine ütles, et kuidas te saate nagu emaga koos olla seal taevas, üks on nii ja teine on naa. Siis ma ütlesin, et me ei saagi mõlemad taevasse. Aga selle valiku teeb juba Jumal. Ai, see oli nii kaunis. Täna kostus veel mõnigi asi ja kostus selline asi, et kelle suust nüüd kostus, seda ma sulle ei ütle, see ei olnud siin, see oli seal ja vahet ei ole, kus ta iganes oli, aga see oli vahva. Üks vend, kes enam ei ole kirikus ja ta ütles siin mõni aeg tagasi, et ta on väsinud sellest. Aamen, ma olen ka väsinud. Ja mulle meeldis tema mõtteviis, mis oli vabaks saanud. Kas täielikult vaba, ei pole minu mõtteviiski täielikult vaba, aga see oli vabaks saamas. Siis keegi, kes on olnud kirikus, aastakümneid kasvanud üles selles kirikusüsteemis, kasvanud kõigest selles üles, ütles alles hiljuti, et ta on väsinud kirikust, ta on väsinud usklikest. Ma ütlesin, aamen, mina ka. No tõsiselt ka, ma ka olen väsinud. Ja siis ta ütles täpsemalt välja, et ma olen väsinud lihalikust Kristusest. Ja täpselt see on. Meid ei ole sellesse sünnitatud, seal me ei saa iial olema vabad ja õnnelikud. Ja mida rutem me äratundmisele jõuame ja sellest väsinud oleme, seda parem meile. Ja parem ka loodule. Sest Jumal ütleb, mida? Te maod, te rästikute sigitis. See ei ole mida nüüd niiviisi, et ta tahab solvata, vaid ta näitab seda seemet. Te maod, te rästikute sigitis, kuidas te põgenete põrgukatuse eest? Kuidas sa saad põgeneda põrgukatuse eest, kui sa kannad seda seemet eneses? Oma hinges, oma meeltes, oma emotsioonides, oma mõtetes, oma suukõnedes, oma käitumises. Puud tuntakse tema viljast. Hea puu ei saa kanda halba vilja. Mage vesi, joodav vesi ei saa üheaegselt ajada välja allikas magedat vett ehk joodavat vett ja kibedat vett. Oled sa näinud mõnda allikat, et üheaegselt sa saad sealt mürgist vett ja siis saad puhast vett. Et selles mõttes Jumal paneb selle rõhu loomuse peale. Jumala kirvest tuleb juurekallale. Ta ei lõika nagu need halbasid viljasid ära. Sellepärast vaatama läkitan teie juurde prohveteid ja tarku ja kirjatundjaid ja muist neist te tapate ja lööte risti ja muist neist te piitsutate oma koguduse kodades ja kiustate neid taga ühest linnast teise. See on see, mida religioon alati teeb. Kui Jumal tuleb vabastava sõnaga, tuleb sõna vaheda mõõgaga, tuleb valgus vihuga, siis on see, et need, kes on lihameeles, need, kes on religiooni vaimu kütkes kinni, vangistuses, petetud, vangistatud, need hakkavad, mida nad hakkavad tegema, välja viskama, kividega pilduma ja nii edasi, nii edasi. Nüüd, religioon eksitab ja religioon vangistab. Sest vaata Johannes 8:39, nad vastasid ja ütlesid talle, meie isa on Abraham. Pane nüüd tähele, lepingu rahvas, vana lepingu rahvas, meie isa on Abraham.
Nad uskusid siiralt, et nende isa on Abraham, et nad on Abrahami seeme. Aga kuulma pidid nad, Jeesus ütles neile, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite ka Abrahami tegusid. Taas, puud tuntakse tema viljast. Edasi, teie teete oma isa tegusid. Nad ütlesid siis Jeesusele, meie ei ole sündinud porduelust, meil on üks isaks Jumal. Nüüd sa näed taas ühte religiooni tegutsemisviisi. Religioonile on omane käitumine selle asemel, et minna isa ette. Tunnistada oma eksimust, minna isa ette, leida armu, saamaks siis armu muutumiseks, hoopis alistutakse vendade süüdistajale. Seepärast, et need siin hakkasid süüdistama, sina Kristus või mis Kristus, sina Jeesus, me tunneme su ema, isa, sina oled sündinud porduelust, kes sa selline oled? Meil on isa, meie isa on Jumal. Meie oleme õiged, meie oleme pühad, meie oleme tublid, kes sina oled porduelust sündinud. Nüüd, ma olen seda religiooni puhul, lihtsalt Jumal on näidanud mu religiooni sügavusi, lasknud mul minna selle jura sisse, näidanud seda piisavalt nii, et ma tahan oksendada selle peale. Religioon alati käitub sedasi. Mul on olnud olukordades, kus kas on mul õigus olnud või on kellegi teisel õigus olnud, pole vahet. Aga see reaktsioon on täpselt see sama. Aga sina ju teed nii. Ei point oli mitte selles, et mina nüüd peaksin muutuma, aga sina, Leevi, teed ka nii, mina võin nüüd teha ka nii. Ei, see on religioon. See on kristlus ja ma olen näinud seda kristlust piisavalt. Üle 20 aasta Jumalaga juba käinud ja ma olen näinud seda solki piisavalt. Mitmes kirikus, mitmes koguduses olnud näinud telgitagusid ja kõiki neid sööklapooli, mis iganes. Ju siis Jumal on lasknud oma meelega läbi minna. Ja nii edasi. Lihtsalt see on jälk, see on roojane, see on jälk. Ja ma mitmeid kordi leidnud ennast sellise koha peal, kus ma mõtlen, et maailma inimesega koos veeta on palju parem aega kui kristlasega. Ja see täpselt ongi. Aga Jumala poeg hoopis midagi muud. Jumala poegadega koos olla on hoopis midagi muud. Sest seal on vabadus. Vabadus mõtetele, vabadus suusõnadele, vabadus olemisele. Seal ei pea viigilehtedega varjama ennast. Sest seal on vabaks laskmine. Seal on üksteise tunnustamine vaimus, seal on tõeline armastus, seal on elu. Jumala pojad. Kristlased, alati on maskid ees, viigilehed peal ja siis püütakse mängida kristlust. Selle peale oli Jumala vastus neile, et teie olete oma isast kuradist ja oma isa himmud järgi te tahate teha. Tema on inimese tappi olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Jätkame edasi, Mattuse 3:7. Aga nähes palju varisere ja sadusere tulevat ristimisele, ütles ta neile, te rästikute sigitis. Taas sa pead mõistma, see Jumal ei hurjuta neid, Jumal ei sõima neid, vaid ta näitab loomusele. Teie ei ole oma isast Jumalast, vaid te olete rästikute sigitis. See on sellepärast, et nad saaksid armu muutumaks, meeleparanduseks, mitte hukkamõistuks. Kui Jumal laseb rääkida täna mul ka seda sõna, et kristlus on ebajumala teenistus, ei ole see mitte sellepärast, et sa peaks tundma ennast nüüd pahasti, tundma ennast süüdi. Sest seda on Leevi juba tänagi rääkisin ja on rääkinud piisavalt palju, et sind ja mind Kristuses enam ei ole seda vana Aadamat tähendab. Sina, mina, see vana mina, sina, ei ole mingi tegija. Kristus on kõik teinud, Kristuses kõik lõpetatud. Sind on nüüd sünnitatud Jumala riiki, sind on sünnitatud tema perekonda, esmasündinud paljude vendade seas, sa oled vend. Sa oled Kristuse vend. Nüüd, üks asi taas, mida Jumal võib täna natukene veel seal andis mulle mõista, ehkki ta seda ennegi mõista andnud, ma tahan seda taas tuua välja. On Jumal ja on Jumala pojad. Ei ole Jumal pojad ja tütred. Jumala sõna ütleb nii, kirjatäht ütleb küll, aga kas sul on vaimus arusaamine? Algselt oli Jumala poeg Aadam. Aadama sees oli ka Eeva. 2 ühes. Jumal eemaldas Eeva lihtsalt sellepärast, et nüüd 2 panna kokku. Tuleks meeskond ja nad võiksid paljuneda ja täita maa inimestega. Algselt see niiviisi ei olnud. Kui täna nüüd me näeme sedasi, et sina oled naine, mina olen mees, sina oled naine, on see juba vale lähtepunkt. See tähendab, et me läheneme Jumalale ja vaimsete asjadele juba tegelikult läbi liha. On Jumal ja on pojad. On esmasündinu paljude vendade seas. Sest ma usun, et kui ta ütleb seal niiviisi, et need, kes leitakse väärt olevat
kuidas ta seal nüüd ütlebki, ühesõnaga saada igavest sellu, ma ütlen oma sõna, mulle tuleb praegu meelde, ei võta naisega ja ei lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. Nii et see on teine olemis, see on olemine vaimus, see on vaiminimene. Vaiminimeses ei ole sugu, nagu ta ütleb ka niiviisi, et Kristuses ei ole ei meest ega naist. Nüüd siin maa peal on rollid, siin maa peal on mehed ja siin maa peal on naised ja on lapsed ja on perepead ja nii edasi. Ma ei räägi praegu sellest maisest, ma räägin praegu vaimsest. Vaimses sfääris on Jumal ja on pojad. Ja sind on sünnitatud Jumala pojaks, kus Kristus on esmasündinu ja sina oled tema poeg. See on see, kelleks sind on sünnitatud, mitte kristlaseks. Ja siin ta ütlebki niiviisi, et seepärast kandke õiget meeleparanduse vilja. Me ei saa panna endale samamoodi viigilehti ette ja öelda niiviisi, et mul on Jumal isaks ja ma olen nii ja ma olen naa. Mis iganes, sa oled või sa ei ole. Kui me oleme uuesti sündinud, siis me ei osaangi käia nüüd vaimus. Taas, vaimust käimine on vägivaldne selles mõttes, et see lükkab kummuli kõik. Vaata, kui Kristus tuli, kui Jumala poeg tuli, ta tuli maa peale, eks ole, kui ta läks nüüd isa templisse. Siis vaata, milline oli Jumala poja käitumine. Milline on Jumala poja loomus. Ta paiskab segi kõik, mis ei ole kohane, mis ei ole see, mis ei ole seaduspärane, mis ei ole isa südamega kooskõlas või kuidas ma peaks väljenduma. See ei ole mitte niisugune, et ma olen viisakas, ma olen Jumal, ma olen viisakas, ma olen na. Ta paiskab segi. Selles mõttes on alati Kristus on vägivaldne, aga see vägivaldsus ei ole mitte lihalik vägivaldsus, vaid see on see, et ta ei salli pimedust, ta ei salli ülekohut, ta ei salli seda, mis on surmaks. Ta ei salli seda, mis ei ole isast, see on veel täpsemini öeldud. Kõik, mis ei ole isast, on määratud hävitamisele. Siin ei ole mitte mingisugust et Jumal on armastus ja armastus sallib. Jumalas ei ole sallimist. Sallivus on maailma vaimu väljamõeldis. Jumalas on olemine. Jumalas on elu. Jumalas on armastus. Seal ei ole sallimist. Ma sallin lubjatud seinu, ma panen natuke rohkem lupja peale ja loodan, et ta ei varise kokku. Ei, Jumalas ei ole sellist. Jumal tuleb, puhub seal just nimelt pikali. Jumal tuleb, et paljastuks igasugune pimeduse pettus. Järgmisena, et siis hävitada kõik see pimeduse pettus. Sest vaata, kui oli niiviisi, kui olid Jumala pojad, kui kaunis on see, taas kui sa kuuled seda, kui Jumala pojad tõstsid rõõmukisa. Ainult Jumala poeg on suuteline tõstma tõelist rõõmukisa. Kui hommiku tähed tulid kokku, Jumala pojad tõstsid rõõmukisa, eks ole, ürgaegades. Samamoodi, kui meie avastame selle Jumala pojaks olemise au vabaduse, seal on tõeline rõõmu hüüe, seal on tõeline ülistamine, seal on tõeline ilutsemine. Kuskil ma tahtsin minna, kadus see ära, aga peaks aga vahet ei ole . Ja siin ta ütleb, ja ärge arvake võivat öelda iseenestes. Ärge arvake võivat öelda iseenestest, meil on Abraham isaks, sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Ja siin ta ütlebki, et kirves on juba puude juure küljes, iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Väga selge. Väga karm lihale. Aga sugugi mitte karm vaimule. Amen. Vaata, nagu ta ütleb, Johannes ütleb väga selgelt, et Kristusest sündinud ei tee pattu, ei ela patus, ei harrasta pattu. Nüüd see ei tähenda seda, et Jumala lapsena, Jumala pojana sina või mina me vahel ei libastaks pattu. Aga see on, et sa elad patus. Jumala poeg ei saa elada patus, ta ei saa harrastada pattu, ta ei saa nautida pattu, sellepärast see ei ole tema loomuse kohane. Asi on loomuses, mitte tõekspidamistest või reeglites või käskudes. Loomuses. Jumala loomuses ei ole pimedust, seal ei ole varjugi mitte. See sama loomus on nüüd sinus ja minus, sest me on sünnitatud uuesti. Enam ei ole, nagu ta ütleb Johannese evangeeliumi esimesest peatükis meie juures, ta ütleb sedasi, et enam ei ole sa sündinud lihatahtest, mehe tahtest, vaid nüüd sündinud Jumalast. Sündinud jumalikuks olendiks, sündinud Jumalaks. Nii. Religioon on nõiduse teenistus, siis samamoodi siis võime öelda, siis, et kristlus on nõiduse teenistus, sest kristlus on religioon. Jällegi ma ütlen, et kui me ei näe, siis me ei võta seda vastu. Siis on siis sinu jaoks paha sõna, kuri sõna, mina olen vale vaim ja nii edasi, mis iganes. Aga kui sa näed, kui sa Kristuse ees, sa lähed, sa sisened sinna kõige suurematesse sügavustesse, sa sisened selle tõttu aegade algusesse,
siis sa hakkad nägema ja mõistma, et sul ja minul ei ole Aadamaga mitte midagi pistmist. Sest religioon täna kummardab pidevalt liha. Religioon tõstab pidevalt esile enesele kellegi ja seda on meie sees ka. Tuleb sealt välismaalt see või tuleb sealt välismaalt tooja, aga pane tähele, nii nagu tuleb esile üks nimi väljaspool nime Kristus, on see nõiduse teenistus. Ja siin on võrku püütud päris mitmed. Sest kui sa paned enesele pjedestaalile ühe nime või paned 2 nime, olgu see kes iganes, saad sa aru, see on lihateenistus. Sest Kristus ütleb niiviisi, et on üks ihu, aga palju liikmeid. Ta ütleb sedasi, et iga liikme kaasabil. Kes läkitab? Tema läkitab. Keda ta läkitab? Millega ta läkitab? Ta läkitab seda, et teoks teha isa tahet. Ta ei läkita ainult ühte. Ta ei või ainult ühte. Ühe läbi ta liigub ühtmoodi, teise läbi ta liigub teistmoodi. Nii et selles mõttes see on nagu väga lapsik alles, kui me paneksime ette otsa kellegi ühe nime. See on väga lapsik, see on väga armetu, see on väga armetu. Ma ütlen taas, see on väga armetu. See näitab seda, et kes seda teevad, on alles liivakastis. Ja absoluutselt. Kui me mõistame isa südant, me mõistame isa plaane, siis me mõistame ka, et tema ehitab üles oma poja kuningriiki. See on antud nüüd pojale, kuni poeg annab selle tagasi isale, siis kui on hävitatud kõik valitsused ja võimud, mis ei alistu Jumalale. Mis asi on Eesti Vabariik? Kõigepealt ütle mulle, kust otsast ta vaba on? Näita mulle vaba Eesti riiki. Orjastatud pimedusele. Mingi tants käib pidevalt. Me valime presidenti ja mis suust presidenti ja kes üldse on president? Anna andeks, ma ei räägi praegu maailmale, sest maailm ei saa aru mitte millestki, nagu ta on sõgeduses, pimedusega löödud, ta on elav zombi ja mängivad oma zombide mänge. Ma räägin Jumala rahvale, kes on Eesti Vabariik, kes on Eesti president. Sind ja mind on sünnitatud Jumalast. Kes on kõrgem, kas maailma vaim või Jumal? Planeet ja kogu selle täius kuulub kellele? Kas kuradile, mingisugune langenud inglile, kes kunagi oli täiuslikult tark ja ilus ja nii edasi, aga langes, läks oma uhkeks, oma rumaluse tõttu läks uhkeks ja langes. Kas see on tema omand või on see isa oma? Nüüd siit edasi, kas sina oled nüüd kuradi laps või oled sa isa laps? Kas sa oled Jumala pärija, Kristuse kaaspärija või oled sa mingi antikristuse vaimuga mingi pärija või? Siis ma küsin taas, mis asi on Eesti Vabariik? Sinu minu jaoks. Kuninglik sugu, omand rahvas, välja valitud rahvas, Jumal ja tema pojad, kellele kuulub kogu see täius, kellele kuulub kõik see on pärand. Anna andeks. Kui me tahame käia religioonis, kui me tahame olla kristlaseed, siis anna tuld ja ole. Ja sured sinna oma kristusesse ja sured sinna oma küündimatusse, sured sellesse pimedusse. Aga need, kes täna käivad Jumalaga koos, esmasündinu kõrval leitud. See on hoopis uus sugu. Rahvas, kelle sarnast ei ole olnud. Ja vaat siin tulebki tõeks see, tuleb reaalsuseks see Jumala välja kuulutatud sõna Joeli kaudu, et tuleb esile rahvast, keda ei ole olnud igiaegadest alates, ega tule ka tulevaste põlvedeni. Ja vaat see on rahvas. Omand rahvas. Siis ta ütleb, et kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järgi, vaimstele asjadele. Kui sa nüüd vaatad kristlust, siis kuhu on suunatud nende meel? Küllap sa tead. Isa, päästa minu poeg, päästa minu see. Isa, anna mulle hea töö. Isa, aita mul ehitada maja. See on kristluus. Mammona kultus ja kõik see. Jälgi ma ütlen, kui sa kuulad mind praegu Aadamas, siis sa saad muhku peksa peale ja sa oled nagu kus iganes sa praegu oled. Kui sa kuulad mind vaimus, kui sa kuulad mind Jumala pojas, siis see on just nimelt selleks, isa räägib, et lasta meid vabaks. Ta ei tule, et midagi minult ära võtta, meil ei olegi midagi, mida meilt tuleks ära võtta. Mida sul on, mida sa võiks ette näidata, mida sulle pole antud? Minu oma käteramm on teinud. Isa võtab praegu õhu ära ja sul ei ole käterammu ega mitte midagi. Nii et mida on meil ette näidata, mis meil oleks iseenesest? Nii et selles mõttes. Lihtsalt see mõtteviis, mida on söödetud sajandite jooksul kiriku kaudu sisse Jumala rahvale, on õudus. Kas või see sama asi, ma tulen taas jõulude juurde välja, eks ole. Üks pettus, mis on sajandeid olnud, mis on saanud alguse mingisugust
kuratlikust ebajumala teenistusest, igasugused päkapikud ja muud jurakad, nüüd tuleb välja veel jõuluvana ja nii edasi, nii edasi, nii edasi ja Resti Johannese sünnipäevad ja kõik, andke andeks, mida kõik veel, eks ole. Kui sul on vaimne nägemine ja arusaamine, siis sa küsid, kes on see hälli laps. Või see on suur Jumala kartus, ma kummardan, sest ikkagi Jumal armastas nii väga maailma, et saatis oma ainusündinud poja, no kuule, anna andeks. Taas, kui sa lähed aegade algusesse, mis oli isa südames? Loob Aadama, loob inimkonna, armastab nii väga inimest. Anna andeks. Jumala sõna räägib muud. Jumala sõna räägib mida? Aadam oli eeltähendus temast, kes pidi tulema. Nüüd, oled sa kuulnud sellist asja, mida religioon õpetab, et kui Jumala poeg käis maa peal, see on meile eeskuju? Ei ole. Kus sa loed Jumala sõnast seda välja, et see on eeskuju? Jumala sõna ütleb hoopis niiviisi, et me ei tunne Kristust enam liha poolest. Me ei tunne teda enam nõnda. Jumala sõna räägib mida? Et meid on määratud ette saama sarnaseks esmasündinuga. Ta ütleb, nii nagu on tema, oleme meie maailmas. Kuidas me oleme suutelised, nii nagu tema täna on, olema täna meie maailmas, kui meil on aadamlik mõtteviis, kui meil on religiooni mõtteviis, kui meid on kinni püütud ja vangistatud. Kas või see sama nägemus, nägemus seal, et nad olid vangis, samas vangi neid ei olnudki. Lihtsalt need olid pettekujutlused. Igaüks võis vabalt astuda sealt välja, aga ta oli vangistatud nende meelte, mõttekujutluste, kindlustuste kaudu, mida antikristuse vaime sisse söötnud. Siis ta ütleb niiviisi, et liha mõtteviis, see on surm. Vaimu mõtteviis on elu ja on rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen, kuula, liha mõtteviis on vaen Jumala vastu. Ja see ongi see, millest ma rääkisin algselt ja rääkisin siin vaenust, et kristlaste sees on tegelikult vaen ja mäss ja valu ja piin ja katki olemine ja mis iganes. Kui me tõeliselt tuleme, kui me avatuna tuleme Jumala valgus ette, Jumal on valgus, Jumal on hävitav tuli. Taas, kui sa seda raamatut oled lugenud, eks ole, siis keegi lähenes ühele uksele, mis oli pimeduses, mis oli eemale tõukab oma välimuse poolest ja seal peal oli kirjutatud kohtujärg. Ometi, kui ta võttis julguselt, et siseneda, sest miski tõmbas teda, ta sisenes sinna, mida enam ta lähenes, uksest juba läbi läks, hakkas minema valgemaks, kuni ta avastas, et kohtujärg on armujärg. Ja see ongi see kohtujärg on halastamatu lihale, Aadamale. Aga kuna sina ja mina ei ole enam liha ja ei ole Aadam, siis ongi vabaks lastus selles hävitavast tules, sest see on hävitav tuli ainult lihale. Aga mitte iialgi sinule, aga minule. Siis ta ütlebki edasi, aga teie ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimus, ei ole tema oma. Ja edasi ütleb, sest kui te liha järgi elate, ja see ongi see, kuhu vaenlane on tahtnud meid petta pidevalt elama lihas, elama liha järgi, elama liha mõtteviisidega, elama see kristliku mõtteviisiga, sest see kristlik mõtteviis on üles ehitatud lihateenistusele, see on kogu aeg lihalik mõtteviis. See on kogu aeg toitub hea ja kurja tundmise puuviljast. Kurja vilja me ei söö. Puu on sama. Ei, ma ei söö kurja vilja, ma ei söö. Ma ei valeta, ma ei varasta, ma ei hoora, ei. Ma võtan head vilja. Puu on sama, juur on sama. Nii et, mida siis rääkida? Siis ta ütleb selgelt, sest kui te liha järgi elate, siis te surete. Kui te liha järgi elate, siis te surete. Vältimatu. Surm on lihameelsuses. Aga kui te vaimu läbi lihateod suretate, siis te elate. Edasi religioon vihkab prohvetlikku. Ma räägin tõelisest prohvetlikkusest. Ma ei räägi sellisest prohvetlikkusest. Ma ei ole 100% filigraanne. Ma ei liigu 100% täpsusega vaimus. Ma ei pretendeeri sellele. Nii et ma võin mõnes asjas panna natukene puusse ka. Ja ära lase, nagu ütleme, igasuste tärmi taha või igasuse väljenduse taha ennast kuskil komistada. Täna ütlen ma niiviisi, homme võib-olla ei ütle enam niiviisi, aga täna ma veel ütlen niiviisi. Mina ei pea prohvetlikuks seda, et keegi kuskil mingi tädi või onu tuleb ja siis ta prohveteerib igale ühele. See ei ole uue testamendi prohvetlus. Uue testamendi prohvetlus on see sama, mida täna juba öeldi siin, Kristuse tunnistus, ehk see, mis tuleb välja Kristuse suust, kaheterane mõõk, on prohvetliku kuulutuse vaim. Ja selles on alati elu, et vabastada, et lõigata lahti, vabastada ellu, vabastada isa täielisse, isa parimasse, vabastada ellu. Aga nii nimetatud prohvetlus
ühele kogudusele, mis on kuivanud kokku, mis on jäänud vanadesse saabastesse ja nii paljudel sealt täna minema läinud, on alustatud uued liikumist ja mis iganes, ma ei nimeta nimesid, pole oluline, aga oluline on see, kui sa jääd vanadesse saabastesse, see juhtub varem või hiljem. Üks suur kogudus, suur liikumine omal ajal, võimas liikumine omal ajal, täna täielikult hääbunud. Ja seal tõusevad üles just nimelt sellised prohvetlikud hääled, et Jumal toob esile taas vilja ja Jumal taas äratab ja Jumal teeb. Ei tee, Jumal ei too enam vana. Amen. Samamoodi oled sa näinud Jumala lapsi jooksmas, kui keegi tuleb ja prohvetlikult kuulutada, sest ma vajan prohvetlikku sõna, kes turgutaks mind, kes näiteks mulle teed, anna andeks, oled sa Jumala poeg. Ta ütleb sedasi, et need on Jumala lapsed, keda Jumala vaim juhib. Kui Jumala vaim ei juhi sind ja mind, siis kes sa siis oled? Nüüd loomulikult me oleme aegades, kus vask on pea kohal, eks ole. Oled 4 seina vahel, kõik on pime, kovad seal ja aru ei saa midagi. Need aegasid on. Ma ei räägi selle vastu, eks ole, aga ma räägin seda, et kes juhib minu elu. Vend ei õpeta täna venda, tunne issandat. Kuidas siis keegi tuleb prohvetina õpetama nüüd mind, kuidas tunda issandat või kuidas leida isa teed? No, anna andeks. See ei ole prohvetlus. Tõeline prohvetlus, kõigepealt ta tuleb ja ta paljastab pimeduse. Siis ta näitab ka väljapääsu teed. Tõeline prohvetlus on üks viielaadsest teenistusest, et pühi inimesi täieliselt valmistada Kristuses, et me kasvaksime Kristuse täis ja mõõtu mööda tema täiusesse. Vaat see on prohvetlus. Aga mitte niiviisi, et ma näen ühte järelööbe seal. Kunagi sul on üks järelööb seal, ma näen sind ja mida iganes. Mets kõik see. Ja kui Jumala rahvas, Jumala pojad jooksevad sellise pasa järele ja kõik see on Kristus. Religioon vihkab prohvetlikku, ma räägin nüüd õigest prohvetlikust ja siit tuleb see varsti välja ka. Ja ta ei võta vastu ka isa läkitatuid ja seega tähendab, ei alistu religioon isale. Absoluutselt. Ta ütleb Jeruusalemm, kes tapad prohvetid ja viskad kivide surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Suures osas on Kristuse ihu on tehtud üheks Laatsaretiks. Laatsaret. Mitte Aramee, vaid Laatsaret, kuhu kõik tuleme kokku, halame, kraabime üksteist, kraabime kintsu, haliseme, patsutame õla peale ja siit edasi ma ei räägi, sest ma ei taha minna kellegagi millegi vastu, aga see ei ole see. Oled sa iial näinud Jumala poegi? Oled sa näinud isa? Oled sa näinud Kristust? Oled sa näinud kunagi neid halisemas? Oled sa näinud kunagi temas mingisugust nagu katki olemist? Oled sa näinud temas kunagi midagi, ma ei tea, mida iganes? Kristuses ei ole kunagi katki olemist, Kristuses ei ole kunagi valu, Kristuses on üksnes täius ja üksnes elu. Ja see ei ole hukkamõistuks öeldud, vaid see tähendab seda, et kui me jookseme selliste asjade järele, siis meie tähelepanu on püüdnud kinni keegi muu. Lihtsalt. Ma ütlen taas, see ei ole räägitud hukkamõistuks, vaid see on räägitud, et tunda ära, mõista ära, näha läbi ja sirutuda tõelise järele. Jällegi ma ei ütle, et me ei võiks vahel komistuda, et Kristuse ihu vahel ei võiks käia nagu kraavist joosta, arvates ise, et püsib teel. Ma ei räägi nagu selle vastu, aga ma räägin, et see ei ole see. Meil on aega minna ja hakata avastama ja tõeliselt nagu igatseda ja himustada seda tõelist. Kristus on tee, Kristus on tõde, Kristus on elu, Kristus, isik, Jumala poeg, esmasündinu. Ja siis sa tead seda küll, eks, kui Jumal ütleb, et mina olen tahteid koguda, aga teie ei ole tahtnud ja vaata, teie koda jätakse teil maha. Ja see on just nimelt see, mis on toimumas nende kogudustega, kus jäädakse vanasse ja tahtmatult sa jääd vanasse, kui sa ei ole suuteline tabama ära uut veini. Aga vaata, kui kaunis on ka see, nagu ta ütleb niiviisi, et vaimusaanu mõistab kõik ära, aga teda ennast ei mõista keegi ära. Ja lihtsalt see on. Sellepärast, et need, kellel on kõrvad, kellel on silmad, Jumal on andnud kõrvad ja silmad kuulda ja näha nendele, kes sirutuvad tema järele. Need, kellele meeldib religioon, nendele, kellele meeldib nagu kõik see lihateenistus, meeldib see poputamine, meeldib nunnutamine, mida iganes, keelduvad lahti lõikamistest, keelduvad minemast Jumala armutrooni ette. Lihtsalt nende silmad ja kõrvad suletakse. Sest vaata, nagu sa ütlesid, või tähendab, oled lugenud ise ka vana lepingu rahva kohta, eks ole, et nende kus ta ütles, nende söögilaud saaks nendele püüniseks, püüdepaeleks, kuidas iganes ta ütleb, et nad nähes ei näeks ja kuuldes ei kuuleks ja mina neid ei parandaks. Kas see oli Jumala tahe? Vaata, huvitav on ka see, kui sa Jumala loomust näed, siis ta ütleb niiviisi, et tema on loonud vihaastjad, ta on loonud armuastjad.
Ta ütleb niiviisi, et vana lepingu päevil loed neid usukangelisi, mida iganes, Jumal laskis neil minna asjadest läbi sinu ja minu pärast. Ja. Sest kõik on sündinud sulle, mulle õpetuseks, manitsuseks, julgustuseks, trööstiks. Ja. Nüüd, meie oleme täna siin, me ei ela iseeneste pärast. Me elame ühe põlvkonna pärast või mitme põlvkonna pärast, eks ole, et olla nendele valguseks, trööstiks, nagu ta ütleb niiviisi, et vaata, mina ja lapsed, kelle Jehova on mulle andnud, oleme teetähiseks, oleme endamärkideks, oleme tunnustähtedeks, kuidas tingast ütleb. Ja. Nii et sinu minu elu ei ole meie päralt. Meil ei ole oma elu. Tema on nüüd meie elu, meie oleme temaga üks, eks ole. Ja see, mis Jumala plaan sinu minu jaoks on, see on täieline, see on parim sinu minu jaoks ja kõigi jaoks. Ja see tuleb meil avastada ja taas ma ütlen niiviisi, kui ma ei oska see võib-olla välja öelda, aga kui oluline on see, ma jõudnud see ära tundmisele, et me ei saa vanas mõtteviisis, me ei saa kanda seda, me ei tohi kanda seda. Me ei tohi nagu järgida Kristust või öelda, et me järgime Kristust, et me oleme Kristus vanade mõtteviisidega. See on kohutav eksitus, see on jäle, kui me ometi näeks, kui jäle, kui jälg see on. Ja. Vaimses sfääris need, kes on sünnitatud vabastajateks, sünnitatud eluks, Ja. on ise on vangis ja siis ütlevad niiviisi, et meie sees, see valgus meie sees, mis tegelikult on pimedus, see on valgus, see ongi nüüd valgus. Ja siis lähevad ja et keda iganes veel saaks kätte teha samasugusteks, nagu nad ise on. Ja. Sellepärast Jumal on tulnud hops uuega. See on nüüd tema otsustab, kelle ta lükkab ümber, kellest ta läheb mööda, keda ta äratab üles või mis iganes, aga me ei saa enam olla vanas. Me ei või enam jääda vanasse. Ja. Sest ühel hetkel võib Jumal olla armutu. Ma mõtlen just taas armutu selle pimeduse suhtes. Okei. Religioon ütleb küll issand, aga tema elu isandaks tegelikult ei ole Kristus, vaid vana Aadam, saatana seeme 666. Ja ma usun, et küllap sa see äratundmist oled ise ka avastanud küllalt. Mitte igaüks, kes mulle ütleb issand, ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud, ajanud välja kurja vaime, teinud palju vägevaid tegusid ja vaata, mis on Jumala vastus. Siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud. Ja. Ja veel paremini teeb selle lahti järgmine. Taganege minust te ülekohtu tegijad. Ja. Ülekohtu tegijad. Ja. Taas ei ole mitte nii, et nad valisid olla ülekohtu tegijad, vaid nad valisid lihalikkuse. Amen. Ja lihalikkuses on alati ülekohus. Ja. Religioon ei tooda poegasid, vaid orbusid. Seda sa tead ka, ta ütleb, et nii kaua kui päri on alaealine, ei ole mingit vahet orja ja tema vahel, ehkki ta on kõige isand. Ja. Aga ta ütleb väga selgelt, et see oli, kuni Jumala poeg tuli ja vabastas need, kes olid käsu all, eks ole. Ja. Nii et nüüd me enam ei ole algainete meelevallal. Nüüd me enam ei ole need, kes on küll kõige isandad, aga samas kui orjad. Ja. Vaid nüüd me oleme kasvanud selle pärija staatusesse ja nüüd on vaja meil seda avastada. Ja. Ja just see, mida ma siin esile tahtsin tuua, on see, aga et te nüüd olete lapsed ja ma nimetaks teistmoodi õigemini ja paremini, aga et te nüüd olete pojad, on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, Ja. kes hüüab Aba isa. Ja vaat see on see. Mitte kristluus, mitte kristlaseed, mitte taevasse ootavad Jumala lapsed või ma ei tea, kes iganes, vaid pojad, kellede sees on poja vaim. Ja see poja vaim hüüab alati, sealt tuleb välja alati Aba isa. See alati nagu püüdleb isa poole, see hüüab isa poole, see nagu sirutub isa järele. Ja. See on võib-olla kõige parem öelda, see sirutub isa poole. Ja. Aba isa. Selles ei ole mitte mingit religiooni, mitte mingit varjutust. Ja. Ja see on, kelleks meid on sünnitatud. Mitte kristlasteks, vaid poegadeks, kelle sees on poja vaim. Religioon ei oma pärandit. Jeesus Kristus neile ütles, tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ja ta ütleb, ori ei jää majasse igavesti, poeg jääb. Ja. Ja kirik toodab just nimelt orjasid, orbusid, mitte poegasid. Ja seda just nimelt sellel eesmärgil, et me ei saaks sisse taevariiki, et me ei looks taevast maa peale, et me ootaks, millal me saame taevasse, et igavesti elada taevasse, see siin on hädaorg, see kuulub ju kuradile, me oleme ju rändurid, me oleme vaesed, armusad patused, paremal juhul. Facebookis muud ei ole, kui üks on patune ja teine on patune.
ma kogu tahan küsida, et oled sa siis uuesti sündinud? Kui sa oled uuesti sündinud, sa ei saa ju olla patune. Kuidas sa oled patune? Patune on see, kes kannab aadamlikku loomust, patune on see, kes elab alles vana elu. Nüüd, kui ma olen surunud Kristuses, 2016 aastat tagasi Kristuses mina, sina surime. Millal see sai reaalseks minu elus siis, kui sa võtsid Jeesuse vastu? Aga see on toimunud fakt. Kuidas ma olen siis veel patune? Nüüd ma olen õigsuus. Taas ta ütleb niiviisi vaadeldes esmasündinud. Pannes nüüd oma, mõelge sellele, mis on ülal, eks ole. Mõtiskledes sellele, mis on ülal. Ta ühesõnaga nagu pannes vaimsed asjad esimesele kohale. Meid muudetakse. Aust, väest, usku. See on see lihtsalt, mis toimub. Sa ei pea pingutama, vaid see toimub. Tema teeb seda sinus ja minus. Aga meie peame vaatlema esmasündinut. Aga vaenlase eesmärk on just nimelt, et vaadelda Aadamat. Sinul ja minul meil ei ole mitte mingisugust õigust vaadelda Aadamat. Ei eneses, ei teistes, sest ütleb ju selgelt, kuna me oleme nüüd uus loodu, me ei tunne enam ennast ega teisi lihaliku loomuse poolest, sest seda ei eksisteeri. Nüüd me peaksime sirutuma olema üksteisele abiks selles asjas, et avastada eneses, avastada üksteises seda uut loodut. Rääkida uuele loodule, rääkida uue loodu kohased, rääkida elu. Kus sa näed surma, sinna kuulutad elu. Mitte ei tänita, mitte ei kiida takka, et vaata sul siin ju seal. Ei ole seda, enam ei eksisteeri. Sest see on nii kaunis, ori ei jää majja, aga poeg jääb igavesti. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete tõeliselt vabad. Ja ta ütleb veel enam, annab armu peale Galaatlaste 4.7, ütleb nõnda ei ole sa enam ori. Jumal ise ütleb, sa ei ole ori, vaid sa oled Jumala laps ehk poeg, siis oled sa ka pärija Jumala kaudu. Pärija. Aga religioon tahab alati parandist sind ja mind ilma jätta. Orja mõtteviis ei lähe pärima tõotuse maad. Ja see maa ei ole põgenemine taevasse, vaid taeva ehk isa tahte. Mis asi on taevas? Taevas on isa täielise tahte esile toomine esmalt meis enestes ja siis meie kaudu igal pool, kuhu jalatalt astub. Ja vaata, kui kaunis on Joosua 1.2. Lohutuseks ma väga pikalt ei lähe enam. Aga lihtsalt ma tahan lugeda Jumala sõna, sest see on nii hea. Mooses, mu sulane on surunud. Punkt. Mooses, minu sulane surunud. Täiesti surunud. Läinud. Lahkunud. Kadunud ka. Ei leitud üles ka. Kuni ta ilmus. Ja taas siin on oma point ka. Kes ilmusid muutmismäel? Kõigepealt muutmismägi. Kes oli muutmismäel? Esmasündinu, tulevane esmasündinu ja ülejäänud pojad. Muutmismäel. Nüüd ilmuvad Eelia ja Mooses. Üks esindab prohvetlust, vana aja prohvetlust, kelle järgi me täna ei tohiks joosta, aga siiski on paljud jooksnud, eks ole. Teine esindab käsku. Ja kui need olid lahkunud, kuulsid nad üksnes poja häält. Väga vaimulik pilt. Nii kaua, kuni me teenime täna veel prohvetite ja käsu ajastut, me ei kuule poja häält. Aga kui me need heidame minema, me hakkame kuulma poja häält. Sest käsk ja prohvetid omasid meelevalda ainult Risti Johanneseni. Me peame mõistma, et sellest hetkest tuli uus ajastu. Ja see uus ajastu on kuningriigi ajastu. Meil on nii oluline Jumala poegadena seda mõista ja Jumala rahvana ja tema armeena ja tema ihuna mõista, et kuningriigi ajastu on 2000 aastat kestnud. Kuningriik on seespidi sinu-minu sees. Kui vaenlane saab meie mõttemaailma, saab kinni, eks ole, tähelepanu mujale, siis see kuningriik ei saa avalikuks, see kuningriik ei tule esile, see ei laiene. Aga kui meil on aru saam, Jumala poegana, kuningriik on sinu-minu sees. Kuningriik on igal pool, kuhu ma astun. Meie oleme kuningriik. Me oleme kuningriik preesterkond, me oleme kuningriik. Meid on pandud, asetatud Jumala poja kuningriiki. Meie oleme nüüd need, kelle kaudu ta alistab kõike seadusetust, kõike pimedust. Ja sellepärast meie asi ei ole muidu alada ja maksta siia ja sinna, et kuule, et ikka Eesti presidendiks saaks Mart Helme näiteks või keegi teine, mis iganes, teha oma rahakott lahti. Kuu peale! Ma ütlen taas Eesti Vabariik mingu kuu peale või kuu taha koos kuuga või millega iganes, sellepärast, et on palju kõrgem kutsumine, on palju kõrgem valitsus ja on palju kõrgem riik, kus valitseb pidevalt ja alati ja juba praegu tõeline õiglus, tõeline vabadus, tõeline rõõm, tõeline nauding. See on Kristuse kuningriik. Sinus, minus ja siin maa peal. Ja see on ainus asi, mida me teenime. Kes me oleme? See on meie olemine, see on meie olemus. Meie oleme kuningriik. Meie oleme seadus, meie oleme valgus, aga seda ei ole kristluses. Seda ei ole religioonis, seda ei ole kirikus.
aga see on isas. Ja meid on määratud ette olema leitud isas. Ja siin ongi niiviisi, et vägivaldsed on need, kes lähevad sinna sisse. Vägivaldsed on need, kes tõmbavad taeva alla. See on vägivaldne, see on kuningriigi meelsus. See on just nimelt, mis tähendab vägivaldne. Kõik, mis ei ole isast, 100%, mis täna ma näen, et ei ole isast, Jumala armeena, Kristuse ihuna, see on meie asi selle vastu võidelda, meie asi kuulutada see kadunuks, kuulutada see seadusetuks, käskida sellel minna, käskida kokku kukkuda, käskida põlema minna, mis iganes. Meelevald, seadus. Aga taas ma ütlen, see toimib vaimus. Sa juba mõistad. Et see on... Ja seal vaimus sa iiale ei hakka taas kummardada oma ällilast, sa iiale ei hakka pidama jõule. See on lihtsalt nagu üks kõige enam nagu selline nähtav asi, mis on püüdnud kinni. Mis näitab, et kui sa veel nagu seda veel igatsed või kinni hoiad, et tegelikult sa ei ole veel Jumala poja vabadusse läinud. Sest siit edasi tulevad veel paremad asjad, mis paljudel meil on juba teada, aga lihtsalt kui me seda näeme taas, kui näed, see on niivõrd kaunis. Kui on tulnud nägemine, nagu nendest aretestki täna räägiti, sa ei ihalda enam mitte midagi muud. Võimatu on ihaldada midagi muud, sest kui sa oled saanud maitsta või näha midagi, mis on üle kõige, mis ületab kõik, sa ei lähe enam tagasi sinna sõnnikuunnikusse. Lihtsalt sa ei saa minna. Isegi inimloomuses on see, ta sirutub parima järele, kui palju enam on siis see Jumalas. Okei. Ja nüüd ütleb, ja nüüd võta kätte, mine üle selle Jordani, sina ja kogu see rahvas maale, mille ma annan neile Iisraeli lastele. Kõik paigad, kuhu teie jalad alt astub, annan ma teile, nagu ma Moosesele on öelnud. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluaja. Nõnda nagu olin ma Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. See ei ole lihtsalt mitte niiviisi, et oli vanarahva leping ja oli Kaanani maa, vaid see on pilt tänaseks päevaks, ennekõike pilt tänaseks päevaks. Amen. Niisiis. Ja pane tähele, et ta ütleb veel, ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale päris osaks maa, mille ma vandega nana. Taas, kui sa näed nüüd seda, et kogu loodu vägab, kogu loodu ootab Jumala laste ilmsiks tulekut. Sina oled Jumala poeg. Sina oled see, kes oled määratud rahvale päris osaks andma siis selle maa. Ja taas ütleb, ole ainult vahva ja hästi tugev. Me oleme sõjas. Kristus on nadi-nunnadi, käime pühapäeval koos, teeme halleluuja, teeme mäe, ootame, mille ma saan ära taevasse, sest igavesti ma elan taevas. Selle sees on suure tõde küll, igavesti sa elad tõesti taevas, aga mitte sellisel moel, nagu sina aru saad. Ma ei räägi praegu sinust, ma räägin religioonist. Religioon arvab, et seal kaugel on taevas ja igavesti me oleme seal, mul on kodu seal, Jeesus läks mulle kodu tegema. Siiamaani laulavad seda. Ehkki on toodud ilmutust arusaamist, mida tähendab asemeid valmistada isa ase. Kui ma olen läinud aseme valmis teinud, ma tulen tagasi teie juurde. Ta tuli tagasi päris varsti. Ma ruttu tegi kõik asemed valmis. Ei, siiamaani Jeesus teeb aset, valmistab meile asemed ja kui ta on kõik asemed valmis saanud, kõik majad valmis saanud seal, siis me läheme kõik koju ja igavesti oleme kodus. No kuule, on ju vale. Okei, siin ta on andnud meile käsu, et ole vahva ja hästi tugev, sest me peame mõistma, et me oleme sõjas. Sõda on võidetud, kiitus Jumalale. Kuidas see on võidetud? Sest ette on teada tulemus. Aga see ei tähenda seda, et me võiks praegu käed rüppe lasta, sest sõda on võidetud. Võidetud ei ole veel mitte midagi. Võidetud on see nagu potentsiaalselt või teoorias, ütleme niivis, eks ole. Ehkki see on paika pandud, aga nende jaoks osutub ka nüüd reaalsuseks, ütleme, kes haaravad selle järele usus, kes ütlevad, kiitus Jumalale, asi on lõpetatud. Vaenlane, sa oled tehtud relvituks. Sa oled tehtud pilke aluseks. Meie oleme seadus, meie oleme valgus, see on meie pärand. Kogu see loodu ägab, sina ise ka, kes sa tuled mu vastu, tegelikult sa ägad. Sa võib-olla ei teagi, et sa ägad, sa oled vangis. Nüüd kaote lange Jeesus Kristus nimel su silmade pealt, et sa võiks nähast näha ja kuulda ja mõista. See on meie osa. Mitte, et me läheme paluma linnavalitsusest, kas me tohime teha siin koosolekut. Kas me tohime kohvi pakkuda ja võib-olla saab Jeesuse nime ka öelda. Jehova tunnistajad oled näinud, kui armas pilt. Enne käisid ukselt uksele. Vägivaldsed, kiitus Jumalale. Palju targemad mõneski mõttes kui Jumala rahvas, kes mugu nurskas suures osas. Mitte kõik, okei, see selleks. Aga näe seda pilti. Nüüd enam ei tohi. Järgmine pilt oli see, et kui kuskil mingisugused üritused on või midagi, siis seisavad nii nunnult seal seda kohvreid käes ja plakatid püsti.
Järgmine pilt, mis ma nüüd nägin, on veel armsam. Nüüd on Jehoova tunnistajate kuningriik seal, nende hoone, nende see kinnistu, nad seisavad seal väravas. Kas me ka samamoodi teeme või? Kui meile jõuab kohale, et kes on seadus, kes kelle käest peab luba küsima? Kuule, anna andeks, aga mõtle natukene, Eesti president, eks ole, Eesti valitsus peaks tulema luba küsima kelle käest? Kristuse ihu käest. Kas me ikka tohime nii teha või naa teha? Nad pidevalt on praegu seadusetuses. Nad pidevalt on praegu isa vastu. Nad on need, kes on mässajad. Mitte meie ei ole mässajad. Aga religioon on õpetanud, et meie oleme mässajad. Ja me peame alistuma maailma vaimule, me peame alistuma pimedusele, me peame alistuma surmale. Sest religioon ei anna sulle pärandit. Okei. Religioon ei tunnista valitsusmandaati ja seda ei ole talle antudki. See on ka nii armas. Kui ma olen vahel Facebookis rääkinud sellest valitsemisest, et me oleme jumalaks loodule ja kirjutanud ka, mida jumalaks oleme tähendab, see ei ole mitte Jumala suure tähega ja ma olen nüüd Jumal ja ma lükkan Jumalat olnud ära, vaid see on arusaam positsioonist, et me oleme käskjalad Kristuse asemel, et me oleme määratud teoks tegema seda, mis on isa tahe. Lühidalt, eks ole. Ja see tähendab olemaks jumalaks loodule, sellepärast, et me oleme tema läkitatud, sest tema poolt läkitatu on Jumal, tema suust lähtunud sõna on Jumal. Ei ole kunagi niiviisi, et isa on eraldunud oma sõnast või isa on eraldunud oma läkitajast, sest keda tema läkitab, mitte need, kes iseennast läkitavad, vaid keda isa läkitab, need lähevad teoks tegema tema tahet. Nii et selles mõttes seal ei ole mitte mingit vahet. Kui isa kellegi läkitab, siis see on tema. Nii et okei. Ja see valitsusmandaat siis, ja siis kuidas religioon selle peale ärritub, see on nagu nii naljakas. Ta ei salli valitsemist. Ja taas, kes kardab valitsemist? Seadusetu, relvitu, piltalune. Aga ta saab tegutseda nii kaua, kui ta on pimeduses. Sest see Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid. Ma selle pikalt ei peatu, aga kui sa kuuled seda, tehkem inimesed oma näo järgi, et nad valitseks. Jumal on valitseja, see on osa tema loomusest ja ta on oma pojad sünnitanud samamoodi valitsema, et tema valitsus valitseb. Elu, õndsus, õnnistus, kõik see. See on tema valitsus. Religioon toitub hea korja tundmise puu viljast, mitte elu viljast, kelleks on Kristus. Aga ma jätan mõned asjad vahele ja nüüd ma tõmban lõpusõlgele asjad kokku ka. Vaata, Jumal ütleb väga selgelt, ütleb Rooma 12.2, ärge saage selle maailma sarnaseks. See on selle maailma vaim, Antikristuse vaimu tegevus, et me saaksime tema sarnaseks. Jumal on öelnud, ärge muutuge selle maailma sarnaseks. Ta ütleb, vaid saage teiseks. Ja see on just nimelt oma meele uuendamise teel. See on niivõrd oluline meie meel. Sellepärast on kõik need mäed ja see on meed ja mägi on üks nendest, et pidevalt kätte saada sinu meel. Et anastada su meel. Ära nullida sinu algatusvõime, ära nullida sinu tegutsemine. Kõik see. Ma ütlen, okei, ma võin nagunii öelda, sest see on tõde niikuinii. Jumala rahvast tõuseb esile sellisel moel, millisel moel ei ole iial olnud kedagi. Ei ole olnud sellist rahvast. Eesti valitsus, Eesti president, kannid, nukud, see, mis asi see on see, mis tobedus on, see mulle tuleb praegu nüüd see, mis on see, ütlen nüüd, kellel on need igasugused redelid seal, see, vabamüürlus. Sest tõuseb üles rahvas, kes on tõeline seadus. Ja kõik kummarduvad seaduse ees. Mitte meie ees, tema ees. Me on lihtsalt tema esindajad. Kõik mäed tulevad ja kummarduvad ühe mäe ees ja see on Jumala mägi. See on paika pandud otsus, isa poolt välja kuulutatud ja kui mida iganes, kui kaua ta võiks ingitse, kui kaua ta püüaks vastu seista, kui palju ta sealt ka õnnestuks või mitte, asi on paika pandud. Kui tõuseb kuni ajani, mil tõuseb üles tema rahvas, siis meil on pühitud minema minu meeltest kõik Antikristuse jura. Me oleme saanud Kristuse meele osaliseks, see on tulnud ilmsiks. Tema mõtted on meie mõtted. Me ei ole enam lahus mõtteid, ei ole enam varjutusi.
mõte, mis jõuab lõpuni, mõte, mis on teostatud, usu läbi lõpetatud, rahvas. Ja vot see on. Nüüd, vaata, ilmutuse raamatust ütleb 2 kohas vist vähemalt ütleb nõnda, et kelle nimed eluraamatusse ei olnud kirjutatud maailma asutamisest alates. Ehk siis teistpidi, kelle nimed on kirjutatud maailma asutamisest alates eluraamatusse. Kui sa kuuled seda, minu nimi on kirjutatud eluraamatusse enne, kui see maailma alguse sai. Nüüd siit edasi, Aadam oli eeltähendus temast, kes pidi tulema. Enne Aadama loomist olid sina eluraamatus. Mis on sul Aadamaga pistmist? Aadam tuli, ta oli tema osa täita, ta oli Jumala plaanis. Ma ei alavärista Aadamatega mida iganes, aga kui sa näed, enne Aadama loomist olid sina eluraamatus. Mis on sul pistmist Aadamaga? Loeme edasi. Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Tema kavatsuse järgi olid sa kutsutud enne Aadamat. Ta ütleb, keda ta on ette ära tundnud, sind oli ette ära tuntud enne Aadamat, enne aegade algust, enne maailma loomist, sind oli ette ära tuntud Kristuses. Need on ta ette määranud olema tema poja näo sarnased. Sind on ette ära määratud saama esmasündinu sarnaseks enne aegade algust. Nüüd kõigepealt peame me saama selle koha pealt ilmutuse. Kui on ilmutus, siis sa hakkad vastu kõigele muule, mis ütleb midagi muud. Kuidas sa saad siis kaotada oma igavest elu? Kui on pakutud aarete kamber on lahti võetud ja Jumal pakub oma aaret, et sa hirjutud nende aarete järel, siis ei saa enam see maailm petta meid, see maailm ei saa meid enam vangistada või kuidagi meelitada isegi mitte. Tal ei ole pakkuda mitte midagi. Mõtle, kui tuleb see ilmutuse aru saamine, et sina ja mina, me oleme eluraamatusse paika pandud, ette ära tuntud, määratud olema tema sarnased enne aegade algust. Meil ei ole midagi pistmist liha ja verega. Meil ei ole mitte midagi pistmist antikristuse ja kõige selle kuratiku süsteemiga, sest meie oleme see. Temas, mitte eraldi. Tema meis. Ma usun, meil on juba piisavalt palju aru saamist, et tema oleme meie ja meie oleme tema, sest siin ei ole lahutatust. Aga keda ta on ette ära määranud, need on ta kutsunud, oled sa kutsutud. Keda ta on kutsunud, need on ta õigeks teinud. Keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka austanud. Tähendab, me oleme juba õigeks tehtud, meid on õigsuseks tehtud, meid on austatud ja tegelikult meil ei ole mitte midagi pistmist Aadamaga. See on niivõrd kaunis, et mul ja sul ei ole mitte midagi pistmist Aadamlikuga. Meie eksistents sai alguse enne ajastuid. Isa südames, sind ja mind sünnitati. Halleluja. Aegade täiuse korraldamises oleme me nüüd, vahepeal tuli Kristus, maksis hinna, pühkis minema kõik selle vahepealse etapi, aadamliku, kõik selle liha, tuli. Nüüd me sündisime, saime reaalsusse, nüüd me oleme Jumala pojad, me ei ole kristlased. Kristlus ei päästa maailma. Ära lase petta ennast nagu mis paistab sellega, mis paistab heaga, mille sees on mürk. Vaid mine parima järele. Samamoodi ma ütlen, ma ei tahaks sellest üldse rääkida, sest nagu Leivi täna ütles, see on tõsi. Me ei peaks täna üldse aadamlikku puudutama, aga kuna nii palju on see eksitatud, kinni püütud, nii palju nagu lõksadesse püütud, peab ikka veel sogama seal aadamlikus selles pajas muudkui. Kas mul ja sul Jumala poegadena on tarvis teada, mis toimub maailmas? See maailma meedia topib sisse, et panna sind mind mõtlema nii nagu need. Nüüd me võtame alternatiivi, eks ole, ühe kristliku. Ma räägin teine antireklaami praegu justkui, ma ei taha seda teha, aga ma ei taha näha, kuidas Jumala pojad käivad mingisuses juras. Nüüd ma saan siis õiget, eks ole, nüüd ma annetan sinna. Kuule, kellest sa külvad, millest sa külvad, on mulle andeks? Meediasse või? Mis on meedia? Meedia on Kristus. Kas mind on kutsutud nagu objektiivselt midagi rääkima või nagu Iisraelist tuleb muudkui neid, mul naine ka seal tõlgib ja mul on vahel kõrini sellest. Mis kõik on sündid ja mis ei sündid, poliitika. Mul on vaja teada seda või? Kas ma olen poliitika? Kas ma olen poliitik? Jumal, Jumala poeg, Jumala kuningriik. Punkt. Kõik, mis on väljaspool seda, tuleks visata üle parelda. Sellepärast, et kui me laseme lahjendada kontsenteraadi ära, siis me tähelepanu siin ja seal, me hakkame lihtsalt vaatama, kus kurat hüppab üles, et panna jälle põmm talle peale, sa oledki sellega tegev pidevalt. Selle asemel, et luua ja kehtestada tema kuningriiki. Selle asemel, et olla pidevalt nagu sellest tõelises. Asjad on niivõrd tõsised. Ja siis me kristlastena, et kes saab ikka presidendiks ja saad aru, meid ei ole kutsutud mängima neid maailma mänge. Meid on kutsutud olla vabaks lastud lõppeks ometi Jumala poja auvabadusse.
et sellest vabadusest nüüd, sest kogu loodu ägab, ta tõeliselt ägab, see ei ole lihtsalt nagu jälle mingi kõlks, kogu loodu ägab, ta ägab ja ta ootab pikisilmi, millal Jumala pojad astuvad oma reaalsusesse. Ja seega ma siin lõpetangi. Sest me teame, et kogu loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitus vaevast tänini. Kogu loodu ootab pikisilmi, ta ootab pikisilmi Jumala poegade ilmsiks saamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla, see on sinu minu pärand. Kallis, see on sinu minu pärand. Kogu see loodu, kes ägab, kogu see loodu, kes on anastaja tahtel allutatud anastajale, ägab. Sinu minu pärand ägab. Ja. Orjad ei lähe pärand järele, sest orjal ei ole pärandit. Poeg läheb pärand järele. Poeg ei lase lagastada oma pärandit, mis isa on talle andnud. Amen. Sellesse poega au vabadusse on isa meid järjest toomas. Ja. Kui me oleme, sa saad aru küll, sest sa näed juba vaimselt, kui me oleme nüüd selles kohas, sest usk on kindel veendumus, kes saab olla su vastu, sest sa oled ära tundnud isa täielise tahte. Ja see loodu enam ei jaga kaua. Me ei püüa siis, me ei õhuta oma usku ülesse. Me ei tule nagu võitlema selles mõttes, me tuleme võitlema, aga me tuleme selle meelsusega võitlema, et me oleme juba võitnud. Ja. Me ei tule maadlema kuradiga, vaid me tuleme paika panema, sest see asi on juba tehtud. Ja see on hoopis midagi muud. Nii et kiitus Jumalale. Nii, vahva. Ärge laske häirida, kui mõni asi jäi arusaamatuks. Sest vahel on, et me mõnda asja kuuleme jah aadamlikult ja siis me jääme kohe kinni ka. See on väga aluselik asi. Võib-olla me oleme harjunud kuulma teinekord niisugust väga niisugust kõrvude sügelemise järgi ja niisugust ja tasja. Tegelikult see on niivõrd hea asi, aga sa pead nagu seda alustada paigas olema. Ja sellepärast on väga võimas, kui apostelik asi hakkab toimima. Et kui alus saab rajatud, siis Jumala lapsed hakkavad liikuma vaimses sfääris. Aga mitte keegi ei saa enne liikuda, kui see apostelik alus ei ole rajatud. Ja minu meelest praegu väga ilusasti see alus sai jälle taas rajatud ja ma jälle soovitan kuula jälle seda nüüd, tegelikult see on nüüd lindis, seda jälle kuulata. Ja ma jälle ütlen seda, kui mõni asi jääb arusaamatuks ja sa ei taba ära, siis pane see kõrvale. Need kõik asjad tulevad omal ajal. Aga see platvorm, kuhu Jumal on meid kutsunud, on väga võimas. Vaadake, kui sa nüüd seda aluselikku asja ei mõista, siis me jääme paljude asjade taha. Ja see tundub ka, ma olen nagu vahel kuulnud, ma ei tahaks praegu näiteid tuua, aga mõned asjad. Okei, ma ei taha isegi. Ja, aga me nagu saame asju, kõik see, mis praegu oli, me saame valesti aru, kui seda aluselikku asja ei näe. Aga kui see alus saab paika pandud, siis tegelikult see asi on väga magus, see asi on väga võimas, kelleks Jumal on sind kutsunud. Ja selle sees, vaat selle aluseliku asja rajamise läbi saab prohvetlikust vabastatud. Saavad kõik need jumalikud asjad liikuma. Ja sellepärast tänu Jumalale, et praegu on aeg, et alus, apostelik alus saaks rajatud. Prohvetlik alus saaks rajatud, kus Jeesus Kristus on nurgakivi. Sellepärast ära lase ennast häirida. Ja veel üks asi, kindlasti nüüd, see on alati nii, et oota midagi ma tahtsin välja tuua ette, mul läks juba meelest ära, mis siin oma lõpupoole ta midagi vahvalt siin rääkis. Urmas väljendas siin hästi palju meie nüüd religioosne tasand ründab seda, et me justkui midagi endast arvame. Jah, mina küll arvan endast selle tõttu väga palju, mis Kristus on teinud. Nüüd selles uues olemises ongi nii, et me läheme ja võtame. Aga see, vaadake nüüd, see ei ole lihalikkuses öeldud. Lihalikkuses on see jäik, on see enese keskne, on see rumal ja pime, see meie. Aga nüüd selles uues nägemises, vaimses nägemises,
see meie. Selles on jumalikkus ja selles ei ole inimlikkus, selles ei ole aadamlikkus. Selles meie on jumalikkus, selles on ilu ja selles on puhtus. See on tohutu võimas ja sellepärast ma nüüd inimeste meele ei ole harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Ja sellepärast me saame tulevikus, ma ütlen seda, kui see alus saab rajatud ja hakkab see asi liikuma, me saame tõelist religioosset vastuseisu nägema. Praegu ei ole see meil üldse mitte midagi, et natuke räägitakse ja arvatakse ja väike segadus teatud asjadest. Aga me saame tõelist religiooni, aga see ei ole probleem omaette. Ma ei tahaks seda üldse rõhutada, aga ma rõhutan seda, sest siin põrkuvad lehalikkus ja vaimulikkus põrkuvad. Aga okei, vahva. Ma soovitan ikka, et seda asja kuulata. Kes praegu juba natukene sai asjale pihta, midagi nägi sellest jutlusest, siis tegelikult tuleks seda kuulata ja kuulata, et see nägemine järjest rohkem kasvaks. Sest et kõik on, ma ütlen ausalt, kõik on see probleem praegu meie tasandil, ei ole apostlite prohvetite alust rajatud. Aga kui tuleb aeg, et saab apostlite prohvetite pool alus rajatud, kus Kristus on alus ise, siis Jumala koda ehitub sellele, kes oleneb meie. Enne ei saa ehitada. Ja see ei ole nii, et nüüd keegi pingutab ilmsasti ja keegi, ma tohutult rõhutan seda, see ei ole enam tegudes. See on armus, Jumala poolt loodud. Ja siin on kutsutud selles väes, selles võimsusest liikuma. Aga religioosses tasandis me ilmselt ennast pühitseme ja teeme naljakaid asju ja pingutame ja oleme niisuguses totakas olemises. Aga ma ütlen veel kord, üks asi on see, samas kogu see asi on ka protsess. Me oleme selle sisse kasvamas ja ma ütlen seda, iga nägemine, äramõistmine annab sulle uue väe vaimses sfääris liikuda ja annab sulle meelevalla Jumala kuningriiki üles ehitada ja sa selles väes toimida. Iga äramõistmine. Sest vaadake, keegi küsis, et ma väljendan niimoodi, et tuleme nüüd issanda lähedusse või tema kohtumispaika. Keegi kunagi küsimus, Levi, kuidas sa saad öelda, kui äkki, sa ei tea, mis atmosfäär on või taevas on lahti. Vaadake, mis ma ütlen selle kohta, mind ei huvita. Mind ei huvita see, mis on mu tunded ja hingevaldkond. Mul on vaimus ligipääs. Ma ei huvita, mida ma tunnen või ei tunne. See tõsiasi, see usuveendumus on suurem kui igasugune tunne. See tunne on hingevaldkond, aga see mõistmine on vaimuvaldkond. Sellepärast on meil ligipääs sinna salajasse paika, kohtumispaika, issanda hääle kuuldavusse ja sa saad seal liikuda. Nii nagu kui Sirje ja Lüdi selles on, siis tegelikult see on lakkamatu liikumine. Ja see ei ole nii, et me teeme seal ilusat laulu ja teate, me tuleme kokku ja teeme lauluharjutust, et meie hääled kõlaksid ja siis veel midagi. Küsimus ei ole absoluutselt selles. Me peaksime ei tohiks üldse põdeda. Teate, ma toon sellist näite. Ma toon lihtsalt selles valdkonnas sellist näite. Eriti, kes on ülistajad. Ütleme, et tuleb mingi, on siin või on kuskil mujal, sa kuuled, ma muusikas palju ei ega, seepärast andke andeks, aga 4-5 häälset sellist ansamblit või orkestrit kuuled ja see on tõesti harjutatud ja väga esmaklass. Ma küsin nüüd, kas sa julged minna oma tasandil ja liikuma nüüd seal? Vaata, meil on kalbus nüüd põdeda. Ma ei laula nii hästi. Mul oli nii head oskust, mul oli nii head hääl. Saad aru, mida ma tahtsin rääkida? See ei ole ainult ülistuses. See on tegelikult jutlustamist, see on kõigis vaimulikus asjades. Aga me peame nägema, milleks või kelleks Jumal on meid kutsunud ja mida tegema.
me ei esine inimestel, me ei laula siin ilusaid laule, vaid me toome Jumalale ülistust. Meid on kutsutud olema Jumala kiitus ja mitte seda oma hääleoskuses või selles. Kuigi ma ei räägi selle vastu, et ei kui midagi proovida ja katseta, ma ei räägi selle vastu, saate aru. Aga meid on tõeliselt kutsutud Jumala kummardama vaimus. Ja see on nüüd võimas, kui meil on nüüd see alus saab rajatud. Et sa tõeliselt mõistad, kelleks Jumal on sind kutsunud. Sellepärast ma ütlen, on vaja seda jutlust jätkuvalt ja mõnda teist jutlust ja kus on see aluse paika panemine või see aluse rajamine, seda on vaja kordades kuulata, et nägemine tekiks. See on hästi ära vajalik. Ja ärge laske ennast segadusse viia, kui mõni teine kolmas kuskil religioosne inimene midagi arvab või midagi mõtleb. Tas igaüks mõtleb oma mõtteid ja arvab oma arvamusi. Meid see ei huvita. Meid on kutsutud ühes kõrgemas tasandis liikuma. Kiitus Jumalale. Isa, me kiidame, ülistame sind sinu palge ees. Isa, me täname selle sõna eest ja las Isa, see sõna imbub meie ellu. Las see sõna valitseda meie elu. Las sellest sõnast tuleb nägemine. Las meie jalad kinnituvad sellele. Las meie jalad on rajatud sellele. Las me oleme täidetud selles. Issand, ja ma tänan sinu vaimu eest, et sinu vaim on ilmutamas Jumala suuri ja väelisi ja salajasi asju. Issand, sest selleks oled meid kutsunud, et me oleme kõige armuga täidetud ja kõige väega väestatud selles liikuma. Sest Issand, sinu rahvas on kuningriik siin maa peal. Issand, tänu sulle. Issand, et sa oled meie ligi ja oled, Issand, neid asju avamas. Et meie kõrvad on lahti minemas jätkuvalt ja meie silmad on lahti minemas ja nägemas üha selgemalt ja selgemalt. Ja Isa, ma tänan selle mõistmise eest, ma tänan arusaamise eest, et sa oled seda rikkalikult välja valanud meie kõigi peale, et me teaksime ja mõistaksime, Jumal, mis on sinu hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Issand, et me hülgaksime maailma vaimu ja saaksime tõesti uueks oma meelte uuendamise läbi. Tänu sulle, Issand, kiitus sulle, Issand. Halleluja. Amen.